Järgnevalt räägime kirjakoostest. Ehk siis inglise keeles on selle nimi mail merge ja selle eesmärk on siis selline, et see võimaldab teil luua masspostituseks kas siis e-kirju või tavalisi kirju. Näiteks mul on hulk sõpru, kellele ma sooviksin saata kutse. Ja kui ma ei soovi Writeris iga ühele teha käsitsi kutset, kus ma kirjutan tema nime ja iga kord kirjutan siis võib-olla veel ka mingid muud andmed, näiteks kuupäeva või kus toimub ja nii edasi, siis selle tarvis ongi hea kasutada kirjakoostajat. Mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et te teete oma dokumendi valmis nendes osades, mis on muutumatud. Ja need osad, mis on muutuvad, näiteks sõltuvad siis inimesest nagu nimi või võib-olla üritusest sõltuvalt, millal toimub, mis selle ürituse nimi on ja nii edasi, siis need väljad saab nii-öelda muut väljaks teha ja need väljad saab täita andmebaasi põhjal. Ehk see tähendab, et mul on miskisugune andmebaas, andmetabel, kus siis vastavalt Writer oskab võtta ja täita iga kutse tarvis ära just need väljad, mis on määratud siis muutuvateks. Nüüd selleks, et Writeris seda töövahendit leida, kõigepealt tuleks võtta ülevalt tööriistad menüü ja siit te leiate sellise valiku nagu kirjakooste nõustaja. Ja avaneb siis aken, kus siis tuleks läbi käia, ütleme kokku 8 sammu, mille läbimisel me siis kokku jõuaksime sinna maani, et meil on kõik töö tehtud, valmis ja me võime siis kas välja printida või nii-öelda e-postiga ära saata. Sellised võimalused on. Nüüd kõigepealt te peaksite otsustama siis, et millise dokumendi põhjal te teete. Kas see on juba valmis dokument mingite osadega või te kasutate näiteks malli. Teete oma esimese valiku ära kohe siin aknas, näiteks kasutatakse aktiivset dokumenti. See tähendab, et ma olen ise juba loonud selle, mis mul vaja ja seejärel klõpsan edasi. Ja järgmine on siis dokumendi tüübi valimine, kus tuleks siis määrata, et kas me lõpptulemusena tahame kirju, mida me hakkame välja printima, või me tahame e-kirju, mida me jällegi hakkame e-posti vahendusel saatma.